Kui Eestis oleks olemas oma rekordite raamat, siis kindlasti oleks Järva-Jaani seal korralikult esindatud, sest tõenäoliselt ei ole Eestis olemas teist sihukest külakest, kus on nii palju muuseumeid. No ei, seda oska öelda, kas nüüd me rekordiomanikud oleksime, aga võib-olla selle poolest jah, et natukene omapärasemat stiili ajame ja kui me nüüd ikka loeme kokku, me saame 9 tükki lausa neid muuseumeid, kuhu külastajaid ootame ja kus ka enda rõõmuks asju kogume. No kuidas läheb Järva-Jaani muuseumikeskusel ja siis vanatehnika varjupaigal? No ega see kirumine ka suurt midagi ei aita, aga ütleme, et kuidagi moodi oleme hakkama saanud. Kuid ega kõik ei ole lilleline, sest pea 600 eksponaadiga Järva-Jaani vanatehnika varjupaiga eestvedajad on mures. Ja vastab tõele, et automaksuga seoses on meie tulevik on küsimärgi all, et me küll proovime endast olenevalt kõik teha, et meie kollektsioon säiliks ja saaksime siin kesta ja inimestele näidata neid tehnikat, aga hetkel sõnumid riigi poolt on väga segased. Mis see tähendab? Ega me ei teagi, sellepärast, et kui vaadata Transpordiameti või Kliimaministeeriumi kodulehte, siis seal on puudulik info, nad jagavad ka oma sotsiaalmeedias mingisugust killukesi infot, ehk me hetkel veel täpselt ei tea, aga oleme aru saanud, et automaksule lisaks tuleb veel autode tõendamise maks. Mis see tähendab? See justkui tähendab seda, et need autod, mis meil on täna registris, mida meil on, meie kollektsioonis on 109, me peame tõendama, et need autod on olemas ja ka selle eest maksma. Kuna vanatehnika varjupaigal on ka selliseid autovrakke, mida võiks viia näiteks kuskile Romulasse, siis tuleb välja, et ega see nii lihtne ka ei ole. Jah, lugesime ise ka internetist, et enam ei olegi võimalik autot ära viia, kui see ei ole täiskomplektne või siis dokument ei ole, nagu meil mõned autod siin on. Ausalt me ei teagi, mida teha. Et justkui tundub, et see on tavaline jääde. Mida riik teha võiks? Me arvame, et riik võiks maksustada neid autosid, mis osalevad teeliikluses, et seisvaid autosid või kollektsioonides seisvad autosid ei peaks maksustama. Mida see tähendab teie jaoks, kui tõepoolest nüüd nii-öelda see must stsenaarium peaks ja käima minema? Me alles uurime neid erinevaid variante, kuidas saaks hakkama ja mis me nende autodega teha saaksime, sest me endiselt tahaks oma varjupaika lahti hoida ja külastajatele ja arvelt maha võtmine ei tundu kõige mõistlikum lahendus olema. Muidugi on enamustele eestlastele nii automaks kui ka autode registreerimistasud just kui härjale punase retiku näitamine. Me oleme täiesti nõus maksma neid makse, kui me autod on teeliikluses, aga kui nad seisavad siin platsi peal inimestele näitamiseks, siis ma ei näe nagu põhjust, miks peaks nendele maks rakendama.